Tervist siis, et Aivo Salumaa olen. Enamik oleme kohtunud, tunneme, mõnedega ei ole. Ja mõnes mõttes sattusin kõnelema siia. Algses kavas mind siin ei olnud, pidid tulema teised mehed, aga kuna paljud on hõivatud ja osad plaanitud kõnelejad ka ära liikumas Maanteeametist, siis ja kuna see teema ikkagi päris võõras ei ole ja selles mõttes, et see teema nagu tulebki nagu meie teemaks, et siin edaspidi nagu kajastan natuke, et siis sattusin mina siia. Et peaks siis rääkima tegelikult pindamise Maanteeameti hetkeseisust, et väga palju, ütleme, vanades asjades ei ole olnud aega tuhnida, sest kõik see võtab väga palju aega ja tööaeg on ka teatavasti piiratud. Et räägiks ikkagi rohkem sellest, mis on nagu edaspidi nagu plaanis ja mõnes mõttes ka ühest küljest on ta nagu enda nägemus asjadest, teisest küljest ikkagi Maanteeameti poliitika tutvustus. Et võtsin siit algatuseks natukene guugeldasin, et üldsus või ütleme siis ka teedeehitajad ikkagi ja meie ise ka ikkagi usume, et pindamine on meie Nokia, ütleme, hetkel küll natukene allaharjunud, aga võib-olla siis Skype. Aga selline on siis nagu see, mis paistab nagu väljapoole, sest ka teatavasti peadirektor on tulnud väljaspoolt ja nii ta kindlasti tundub teistele. Meie ise arvame alati, et võiks parem olla. Et mis siis teine maine on? Et pindamine tuleb lahti, kivid lendavad, liikluskorraldus segab sõitmist väga palju, terve suvi on kogu aeg tehakse teeremonte ja see ei puuduta mitte ainult pindamist. Et see on see teine maine, et kuidas neid nüüd nagu kokku panna, et kuidas seda dilemmat nagu lahendada, nii et kõik oleksid rahul. Siis niisugune kokkuvõttev lause, mille ma leidsin. Kui see nagu läbi lugeda, siis siin on nagu juhis olemas, eks, et kuid ei ole midagi uut päikese all. 1995 on see lause kirjutatud, või laused kirjutatud ja ilmselt on need kirjutatud ka veel varem. Et iga uus on ära unustatud vana ja tegelikult kõike tuleb lihtsalt kogu aeg korrata. Et hakkasin mõtlema, et kui sõitsin siia, et panin autole keskmise kiiruse lugeja peale, et sain 50 tsoonis 22 kilomeetrit tunnis keskmiseks kiiruseks. Et hakkad mõtlema, et linnas ongi mõtet teid remontida väga, et 22 kilomeetrit tunnis, et see saab edasi igasugust katet mööda. Et riigimaanteedel ja pikematel lõikudel sellega ilmselt keegi ei lepi. Et tahetakse suuremaid kiiruseid, aeg on väga tähtis meile ja sellepärast tuleb ka tagada selline kvaliteet, mis võimaldab sellise kiirusega sõita. Et see ei ole mitte etteheide linnatänavatele, vaid see on elu. Siis meie ütleme üldine strateegia tõin mõned punktid välja, et teehoiukavas on ikkagi meie niisugune pikem vaatamine kirjas. Teine on Maanteeamet peab saama kompetentsikeskuseks ja kolmas punkt on see, miks mina siin olen, on see, et investeeringute juhtimine peab tulema
nii-öelda ühest kohast, et pindamine on ka loetud investeeringuks ja see rändab nii-öelda ehitusvaldkonna alla. Ja katendite ja siis see tähendab ka pindamiste üldine eluiga, et selle tõus. Et see on, ütleme, et ka üks niisugune strateegiline eesmärk, mis on ka meie üks tänase päeva mõte siin. Siis ütleme, hetkel tuleb tõesti tunnistada, et lähiaastate selline tehniline pindamisstrateegia on paika panemata. Spetsialistid on hetkel välja valitud ja sealhulgas ka siis üks juhtivspetsialist, kes esialgu jätkab ka oma igapäevast tööd mujal, aga ma ei hakka neid inimesi siin üles lugema, et õigel ajal siis nad ilmutavad ennast. Väljavõtte teehoiukavast tähtsuse järjekord, et nagu siin näete, eks, et kõige tähtsam on säilitamine, on võetud siis 2014 kuni 2020, et kõik muu on nagu tagapoole, et olemasolev teedevõrk on olemas ja üsna hästi välja ehitatud liikumissuunad ja on tehtud palju katete remonte vahepeal. Neid tuleb säilitada, et ei ole mingil hetkel tuli tõmmata nagu pidur peale, et meil ei ole mõtet ehitada, arendada nii palju edasi, kui vanad katted lagunevad. Ja see ongi nagu üks põhiline siis nagu Maanteeameti liikumissuund. Ja siis tõin välja ka siis selle rahastamise põhimõtted teehoiukavast, nagu näete, et säilitamiseks kulub väga palju raha meie mõistes. Ja jällegi väljavõtted teehoiukavast copy-paste näol, et toon need lihtsalt siit siis, et säilitamine on ka pindamine siis meie seisukohast. Taastusremondi tulemusena meil tekib ka pindamist vahest, kui ehitatakse freespurust katteid. See on ka oluline. Ja kruusateedele katete ehituse programm on siis meil olemas ka, nagu teate, valitsuse üks prioriteetidest ja selleks on ka rahad eraldatud. Rekonstrueerimine ja uus tee. Rekonstrueerimisest samuti on tulemas freespuru, tõsi küll, seda tuleks rohkem kasutada ära olemasolevates katetes, aga kus see on otstarbekas, siis sealt läheb ka freespuru kateteks ja selgelt pindamiseks. Ja siis teedevõrgu säilitamise siis niisugune pikem plaan, et kuni 1500 kilomeetrit siis 2015 ja edasi siis 1000 kuni 1250 kilomeetrit aastas. Et see maht on ligikaudu sarnane, otsisin välja 1987 numbrit, kus oli teedeehituse niisugune buumiaeg Eesti NSV territooriumil ja ligikaudu see maht oli sama. Et nagu siit võite ka näha, tegelikult suurt tähelepanu pööratakse ka katetele ja ülekatetele. Et need samad taastusremondi kilomeetrid, seal on tegelikult ka nii-öelda siis vanas mõistes pindamise kilomeetrid, et mida siis tuleks eriti suurema liiklusega teedel teha hoopis üle katteid ja mitte niivõrd pinnata. Siis kulude, siin näete ära ka siis selle kulude rea, säilitusremondi tegelikult mahud. Et siin on ligikaudu need summad on sarnased. Praegu neid kavas vähendada ei ole. Et millele tähelepanu pöörata, et ütleme, seal kus on taastusremondi read,
siin lõpupoole, et nendest summadest siis tegelikult peaks minema ka profiili parandusteks ja siis defektsete kohtade paranduseks rohkem, et oleks võimalik siis tähendab ka selliseid teid üle pinnata, mis tegelikult vajaksid nagu remonti, sest praegusel hetkel ei ole meil õiget tehnoloogiat ega head tehnoloogiat ja odavat tehnoloogiat sellistele teedele, mis on alla 1000 auto ööpäevas. Et arenguosakond tegeleb selle küsimusega, aga üks võimalus ongi see, et tehakse rohkem parandusi nendele teedele ja siis pinnatakse. Siis pindamisobjektide valikukriteeriumid, no need on ka tegelikult teehoiukavast võetud. Et tegelikult pärast on näha siis, et mis tegelik siis tähendab keskmine vanus siis nendel pinnatud katetel on. Et niisugune valik siin on, et põhimõtteliselt eesmärk on tõesti see, et lühend või pikendada seda aega, et kus ei peaks pindama. Et praegu need päris hästi nii ei õnnestunud. No siin on siis lihtsalt pindamisobjektide valiku põhimõtted, et juhuslikult need asjad ei toimu ja need järjestamised, neid ei tehta mitte ainult siis selle FMS-i abil, vaid need nimekirjad vaadatakse ka üle täiendavalt kohalike inimestele pool enamikus, siis maakonna tasandil. Ja põhimõtteliselt üks viga sellel EPMS-il nagu on, et see ei arvesta seda, et kust hetkest võiks nagu pindamata, et ei pindaks. Et praegu kohati tundub, et eriti mõningites kaugemates osariikides on toimunud nii-öelda ülehoolet võrreldes teistega. Et praegu on see pindamisobjektide valik tehtud niimoodi, et pannakse üldisesse nimekirja, ei arvestata enam nagu mitte regiooniga, vaid toimub ühes pindamisnimekirjas siis. Et sealt saadakse üks siis konkreetne niisugune paremas järjestus ja siis neid pinnatakse. Varem visati nii-öelda siis raha regiooni ja siis regioon seal sees ise vaatas, mina seda õigeks ei pea. Sest kus on väiksem liiklus, seal tihti juhtus nii, et pinnati teda liiga sageli. No siin on eelmise aasta pindamiste hangete põhimõtted. Et arvatavasti ta tuleb ka sel aastal niimoodi. Ja siis sellised mõtted lihtsalt, mis on ka meie inimesed nagu on. Esiteks, et pindamise kvaliteet on tõusnud. Tõesti ei ole nagu suuri kollapseid nagu väga kuulda olnud ja kisa. Ma välja arvates mõned üksikud juhtumid, millel on ka võib-olla siis nagu kindel põhjus. Ma ei pannud neid mõtteid siia nagu tähtsuse järjekorda, vaid on nagu suhteliselt Browni liikumises siin. Et nagu öeldakse, nagu enne ütlesin, siis ka teehoiukava see on aluseid rohkem nagu alustele rõhku pandud, et ei oleks vajadus nagu defektide, et kuna need defektid kipuvad nagu iga aasta korduma, et siis ei oleks vaja neid nagu kogu aeg üle pindamise teel parandada, vaid siis saaks defektid ka likvideeritud ja siis kindlasti see kvaliteet tõuseb. Et katete eluiga, et üsna tihti on sellist asja, et uue katte garantii aeg saab läbi ja
ja see kate pinnatakse üle. Et sellist asja tegelikult ei tohiks olla. Et 6. aastal hakkame uut katet pindama. Tõsi siin, ma tean ka võib-olla tänases ettekandes on see teistel kajastatakse, et seda tuleks nagu õigeaegselt teha, aga me oleme tegelikult üsna palju teinud tööd sellega, et seda katete eluiga nagu tõsta ja neid puuduseid, ütleme, mis siis seal paistavad välja, ka likvideerinud oma normdokumentides. Ja nagu teate, uus asfaldijuhend on praegu uuendamisel, siis on bituumeni uuring, on uus vastuvõtu eeskiri. Need kõik, tegelikult seal kõik selle sisu on see, et tõsta seda katendi eluiga enne pindamist või enne ülekatet. Ma neist konkreetsetest meetmetest ei hakka praegu rääkima, aga kui sealt ridade vahelt lugeda, siis need on sinna sisse kirjutatud, et loodetavasti peale neid meetmete kasutusele võttu ja loodetavasti, kui me saame oma bituumeni kontrolli alla varsti, et siis ei ole vaja ka uusi katteid nii tihti enam pinnata. Ma veel tõin välja, mäletan, ma olen varsti ka juba nii vana teede ehitaja, et ma olen nagu Savisaar poliitikas, et võib-olla vähesed, kes siin Maanteeametis minust kauem on olnud. Et mäletan ka seda, et kui kastekannudega käidi teede peal ja kõik see tuli läbi siis pindamise, et nad higistasid ja väga raske oli siis määrata seda bituumeni tegelikku vajalikku protsenti. Et ka viimastel aastatel ringi sõites ei ole enam sellist asja väga näha. Et need ka hooldustehnoloogia mõnes mõttes nagu areng ja on ikkagi parandanud seda seisu teedel. Ja ma rääkisin juba sellest ka õigel ajal pindamisest, et kindlasti tuleb seda teha õigel ajal. Et seda tuleb nagu eraldi nagu jälgida. Ja veel ikkagi ka hangete puhul ja ei saa nagu üle ega ümber, et see õige aeg ja õige ilm pindamiseks. Et minu kogemused ütlevad seda, et september ei ole enam pindamise aeg ja mida varem seda tehtud saab, seda parem see kvaliteet, seda järelformeerumine ja kõik see on palju parem, et seda kindlasti jälgime oma hangete juures ka. Et see on ka hanketingimuste, ütleme, ülesehituse üsna tähtis põhimõte. On juhtunud, et Maanteeamet on pinnanud selliseid objekte, mis näiteks järgmine või ülejärgmine aasta lähevad remonti. Et seda me katsume ka vältida edaspidi, et mis endale tuleb tuhka pähe raputada, et me ise oleme neid valinud, aga et selliseid sündmusi nagu ei tohiks olla. Liiklejate häirimine. Siin on ilmselt ka järgnevatel sõnavõtjatel oma osa ja kindlasti on üks lootuspolumäär bituumenil. Aga see ikkagi puudutab seda liikluskorraldust ja ka üldist niisugust pindajate suhtumist, ma ütleks ka isegi. See märke ja nagu siin on ka liikluskorralduse osa, et need märgid ei jääks üleks, et pühkimised oleks tehtud õigeaegselt. Et tööd on kõigil palju ja alatihti ei ole see järelkontroll nii selge, kuidas pindajad siis nagu seda järelkontrolli, eriti liikluskorralduse järelkontrolli teevad. Pluss siis ütleme siis liikluskorralduse seisukohalt on need asjatud piiramised, mis jäävad üles. Aga see on
nii tuttav jutt teile kõigile. Noh, nagu näete, siis pindamise mahud on tegelikult üsna palju tõusnud ja siis nad ongi enam-vähem siia kanti tõusnud, kus nad peaksid olema. Et väga suur defitsiit on ka varasematel aastatel olnud. Et siin allapoole neid andmeid nagu ei laeku, aga ütleme, et kui see pindamise maht oleks olnud kõik need 20 aastat ühesugune, siis kindlasti me oleksime tunduvalt allpool selle kõveraga. Ja defektid tegelikult üsna hästi näitavad siis seisu defektide areng, et nad on nagu proportsioonis selle pindamise kõveraga, eriti kõrval ja tugimaanteedel. Põhimaanteedel on ehitatud katteid rohkem ja mingil hetkel me peaksime hakkama nagu tõesti juba piiri tõmbama, et enam paremaks pole mõtet, et see ei ole otstarbekas. Siis siin on välja toodud ka mõned niisugused graafikud, et võite tähelepanu pöörata näiteks juhuslikult siit Hiiumaa, et tegelikult pindamise vajadus ja pindamise vanus ei ole nagu korrelatsioonis. Sama asi on ka tegelikult see liikumise suund Lääne-Virumaal. Et Lääne-Viru küsimus on muidugi see, et seal on hästi palju, ütleme suurem osas, siis on katetega teed ja sinna on ehitatud hästi palju omal ajal tähendab siis põlevkivi stabikatteid ja need on pragulised. Ja sellepärast on see pindamise vajadus ka seal suhteliselt suur. Ka tegelikult üsna nagu kõnekas, et nad kipuvad ikka liikuma need graafikud samas nagu taktis. Et jällegi siis Lääne-Viru paistab siit silma. Siis miks oli vaja siis pindamisjuhendit uuendada? Et pindamisjuhendis olid siis sees, nagu ikka igasugused normdokumendid vananevad ja lihtsalt kas või sellepärast, et õigetele õigusaktidele viidata. Sisu vajas kaasajastamist, kuigi ütleme, eelmine pindamisjuhend oli ka päris hea, ma arvan, et need inimesed, kes selle sinna sisse kirjutasid, tegelikult selle pindamisjuhendiga oma eesmärke ei saavutanud. Et neid erinevaid tehnoloogiaid tegelikult lihtsalt ei kasutatud. Et üritame tegelikult sellest punnseisust ka nagu üle nüüd saada ja üritame siis head asja nagu paremini kasutama hakata. Et mis on tegelikult siis meie tänase päeva eesmärk. Ja siis see sama toote küsimus siin, mis tegelikult väga palju sisu ei muuda. Ja jällegi see parim lahendus siis konkreetsesse olukorda, et selle inimese, ütleme, et pindajad tegelikult ju teavad, kuidas head asja teha. Et ongi põhiline probleem on see, et kuidas seda tellida. Et tellija peab siis targaks muutuma. Et tellija, väga lihtne tegelikult ju kirjutada see üheülbaline pindamise
pindamiskivi valik sinna sisse ja ta pinnatakse ära ja kõik on justkui nagu rahul. Aga tegelikult võimalusi oleks veel ja kuidas seda pindamisprojekti nüüd koostada nii, et satuks see parim lahendus sinna. Et see on tõsine nuputamine siis meie telli esindajate. Ja tegelikult ka meil ei olnud kuskil ei olnud nagu ka garantii tingimusi, kuigi siin väga palju mingisuguseid garantii niisugust erilist teadust ei olnud siia nagu lisada. Rääkisin ka Marekiga tegelikult enne sellest, et meil puuduvad nagu õiged nagu hindamiskriteeriumid. Et ta on nagu must-valge, et kas pindamine on või ei ole. Kas see kivi on seal või ei ole, kas ta siis bituumen on väljas või mitte. Ja selles mõttes on ta nagu lihtsam, et kui see töö ei vasta, siis ta tuleb lihtsalt ümber teha. Asfaldiga on natuke keerulisem, et seal on seda mängimist rohkem ja eriti kui seda avastatakse tagantjärgi, siis selleks on mahaarvamisvalemidega, siin ei ole nagu midagi võtsin mõned pildid 110 alas. Tegelikult üleüldse see pindamise teema on nagu kahtlane. Et siin on küll tõsi vist ilmselt tegemist lappimise piiranguga, aga tegelikult ka meie praegune niisugune laias laastus eesmärk on, et mitte pinnata üle 6000 auto ööpäevas teid. Aga ma arvan, et see piir peaks olema kuskil 3000 peal. Et üle selle peaksime ikka tegema ülekatteid, kuumtaastus ülekatteid ja nii edasi. Et tõsi ta kuskil regiooniti pinnatakse neid ka hetkel neid 6000, aga neid on üksikud. Siin on toodud välja, palusin saata mõned pildid, siis liikluskorralduse nagu lihtsalt kvaliteet, et see märgi kõrgus. Ja vast ei saa märk ise vist hakkab ära väsima. Et selline peaks olema, siis märk, ütleme, hetkel ta rohusest välja paistatud, tõsi ta on õige, see märk. Aga järgmine näide, kus see märk ei vasta standardile, on ilmselt Rootsist pärit ja ka paigalduskõrgus tegelikult ei ole see. Panin ka paar pilti nüüd siis sellest murekohast tegelikult, et just see ideoloogia, ütleme, et alates mis sagedusest me seda pindamist nagu teeme. Et selle tagajärg, ütleme, selle töö tagajärg on tegelikult hästi pikk ja hästi valuline kõikidele. Et sellel teel, ütleme, seal peaaegu organiseeriti juba massirahutusi parklates. Et õnneks nii ei läinud, aga ilmselt neid artikleid, neid kommentaare, negatiivseid, neid on sadades ilmselt ka selle tee kohta. Et ma panen ka tegelikult nagu töövõtjatele südamele, et ärge võtke igasugust tööd vastu või ärge lubage selleks, et seda tööd saada, siis nagu igal hetkel nagu seda tööd teha, et pärast me oleme vastutavad, oleme nagu mõlemad selle situatsiooni eest. Ja seda parandada tegelikult on nagu algsesse seisu sisuliselt juba võimatu, et me võime selle ribapindamisega ju üle katta selle tee, aga
aga algset seisu me ei saavuta ja ütleme, et üldsusele on siis nii meie kui põhiliselt muidugi meie maine. Ehitaja maine väga ei kannata, sest ehitaja on suhteliselt anonüümne. Et sellised situatsiooni tuleb vältida edaspidi. Ega mul väga palju lisada ei ole. Aitäh, aga kas on küsimusi, Aivule? Jüri Rail, Tallinna teed. Ma saan aru, et Maanteeamet on väga raskes seisus praegu, et on osapidi kahtes. Ühest küljest ta peab seisma hea liiklejate eest, teisest küljest on ta suht-koht vähe raha, et kogu teevõrgustikku korraga. Sellises situatsioonis on suht-koht kummaline see, et ühelt poolt vaadatakse, et tees oleks võimalikult head ja et need remondid, mis on ette nähtud, tehakse võimalikult kiiresti. Samas me saame aru ka seda, et kui on pindamine ära tehtud ja 72 tunni jooksul on vaja uuesti liikluskiirust taastada, siis liikluskiiruse taastamise eelnevalt oleks vaja lahtine killustik ära pükkida. Kas on nagu tegelikult mingisugused ideid sinnapoole, et see vähendatud kiiruse mõjuaeg oleks vähe pikem? Sellepärast, et igal pool see pindamise käigus kasutatav emotsioon ei formuleeru. Ütleme näiteks, et erinevad tingimused on, kas on põllu peal, on metsa vahel, kas ta on põhja-lõuna suunas, on ta ida-lääne suunas, kus päike peale nii hästi ei paista ja näiteks. Kas seal suunas on mingisugused ideid on? Et ma saan aru, et siis nagu tavaemulsiooniga hoida nagu pikemalt liikluspiirangut. Et sellisele konkreetsele kiire ettepanekule minul nagu vastus puudub. Et üks asi on see, et kui seda kiirust seal väga pikalt nagu hoida 30, siis lihtsalt seda ei hoita. Et inimesed nagu reageerivad selle olukorra järgi, eks. Nad vaatavad, et nagu midagi nagu ei toimu ja tõstavad lihtsalt automaatselt kiirust. Et ma hästi sellesse meetmesse nagu ei usu. Et pigem ikkagi see, et kui on suurema liiklusega teed, siis kus on nagu rahvast rohkem, et ikkagi seda polümeer pindamist arendada, et kus on võimalik siis kiiresti avada seda. Et loodetavasti, kui see polümeeri nüüd tellitakse rohkem, ehk tema hind ka siis alaneb. Ja me saame siis rohkem seda pindamist teha. Ma ei oleks nii skeptiline selle rahastamise suhtes, et see rahastamine on ikkagi 75% ligikaudu aktsiisist, et kuna sinna hulka ka eelnevatel aastatel käisid eurorahad ja suurte sõlmede rahastamine, siis tegelikult ja kui me nüüd ütleme, ehitame siis kogu raha eest nii-öelda katteid, siis me saame palju rohkem neid ülekatteid ja sellist asja teha. Et ma ei ütleks, et seda raha, pigem ikkagi tava mõistes on seda raha juurde tulnud. Et kilomeetrite mõistes on ikkagi palju rohkem juurde tulnud. Et see tähendab ka seda, et meil peaks jätkuma ka polümeer pindamiseks raha. Mina olen skeptiline selle ettepaneku, sest võib-olla Marek kommenteerib pärast juurde. Sain su jutust aru, et Maanteeameti poliitika ei ole muutunud selles suhtes, et 80% hankeid peaks välja tulema oktoobris-novembris, nagu kirjas oli. Me teame, eelmine aasta see üritus nagu luhtus, et kui täna õdu vaadata, siis on ka oktoobri juba läbi saamised. Oskate selle kohta midagi öelda, kas on tulemas midagi? Meie niisugune peadirektori poolt ette pandud plaan on, et uueks aastaks peaks 50% hankeid tehtud olema. Et eks see läheb ka sinna kapsaaeda, et võib-olla seda kobaranget on nagu lihtsam teha. Kõik need, kus on nagu ühetüübilised tööd, et siis
siis meil on nagu lihtsam sinna 50% hulka jõuda. Et kui on nüüd rohkem hakitud nagu objektideks, siis neid nagu väikseid summasid täita on raskem. Eks see kes hangetega on rohkem on tegemist teinud, et nad võivad rääkida, et kuidas see ajaline jaotus nagu, ta on pigem ikkagi seotud ajalise jaotusega, et selle 50-50 ajalise jaotusega. On küsimusi veel? Mul on ka üks küsimus, et ma vaatasin, et 2013 aasta tabelis sul oli, et 1200 kilomeetrit oli pinda, mis tõid. Ja tegelikult 2014-15 oli see plaan 1500 juba, et kas see on nüüd tõus selle aastaga, järgmise aastaga või on see ainult numbrid? Ei, see on ikkagi konkreetne plaan, et siin üks on nüüd ütleme tavapindamine, siis on sinna hulka ju lähevad ka igasugused korduspindamised, näiteks freespurukatete ülepindamised järgmine aasta ja nii edasi. Et seda matemaatikat sealt nagu kerib ka nagu juurde. Et see üldine maht on ikka kuskil 1200. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, et siis saame teha ka aplausi.